miks Elon Musk Donald Trumpiga tülli läks. Tegelikult nägi nende liit algusest peale üsna kummaline välja. Elon Musk toodab elektriautosid ja Donald Trump kritiseerib rohelist energiat igati. Donald on avalikult teatanud, et kui temast saab president, kärbib ta valitsuse abi taastuvenergiale. Aga Donald Trump ja Elon Musk on ühinenud ühise eesmärgi nimel. Ja kui Trumpist sai president, oli alguses kõik korras. Ja siis vallandas Trump Muski valitsuse efektiivsuse komiteest ja siis tekkis neile avalik tüli. Täna teatas Musk oma erakonna loomisest. Tegelikult on süžee tavaline ja kordub erinevates kohtades mitu korda. Alguses moodustub liit, kus suhteliselt nõrgad mängijad ühinevad mõne suure vastase vastu. Soov võita silub nende liitlaste vastuolud. Aga neid on alati. Ja pärast ühist võitu tulevad need vastuolud taas esile ja muutuvad tähtsaks. Ja siis algab omavaheline nägelemine. See juhtub igal pool ja alati. Musk ja Trumpi tüli üllatas alguses muidugi avalikkust, sest Trump oli ametis olev president. Ja kui te olete koos võitnud, siis hoia ametis oleva presidendi poole, saad rohkem võimalusi, isegi kui teie vahel on vastuolusi. Miks siis nii avalikult tülitseda? Aga Elon Musk, olles Ameerika riigivõimu mehhanismi sees ja omades sidemeid presidendiga, nägi varem ja sai varem aru, mida Trump tegelikult teeb ning seetõttu distantseerus temast avalikult. Kuigi, nagu me nägime, oli ta varem andnud Trumpile raha valimiskampaaniaks ja isegi esinenud tema toetuseks valimiskoosolekutel. Aga kes üldse on Elon Musk? Vaatame teda lähemalt. Ta ei ole geenius ega mingi imeline ettevõtja, nagu teda meedias kujutatakse. Elon Musk on tehnokraatide grupi kattevari. Ta on showmees, kes mängib publikule, ta on tehnilise sündikaadi nägu. Tehnokraatide grupp, keda Elon Musk esindab, on üsna tugev. Nad on loonud globaalse satelliidivõrgu Starlink, saadavad SpaceXi rakette kosmosesse ja on käivitanud Tesla elektriautode tootmise. Paljud riigid ei tuleks selliste ülesannetega üldse toime. Ma arvan, ja see on minu arvamus, et tülitsemise põhjuseks USA presidendi ja tehnomagnaadi vahel oli Donald Trumpi poolt ellu viidud tollitariifide tõstmise poliitika. Donald kuulutas alguses välja imporditariifide kehtestamise, siis alandas neid protsente, siis tõstis jälle, siis lükkas tariifide kehtestamise edasi ja siis ütles uuesti, et kehtestab need. Ja avalikkus oli lõpuks täiesti segaduses, kus need on, kuidas need toimivad, millistele riikidele, millistele suundadele ja kui suur protsent on. Aga Ameerika toll töötab täpselt vastavalt juhistele. Trump tõstab tõepoolest Ameerika Ühendriikidesse imporditavatele kaupadele tariife. Ja need tariifid kahjustavad Ameerika tehnokraatlikke tootjaid, kelle huve Elon Musk esindab. Oota. Kui Trump, vastupidi, tahab tootmise Ameerika Ühendriikidesse tagasi tuua. See peaks aitama Ameerika tööstust, just nimelt neid samu tehnokraate. Jah, see peaks neid hoopis tugevamaks tegema. Miks nad siis rahul pole? Miks nad tülitsevad? Küsi endalt lihtne küsimus. Miks Ameerika Ühendriikide tööstus laiali kogu planeedile on läinud? Miks Ameerika ettevõtted kolisid Aasiasse? Sest nii on kasulikum. Vähem kulusid, väiksemad väljaminekud. Elektriauto Tesla kokkupanek ainult Ameerika komponentidest on võimatu, sest ainult Ameerika komponente lihtsalt pole olemas. Tesla elektriautode sõlmed ja komponendid toodetakse üle kogu maailma. Samamoodi valmistatakse Starlinki satelliitsüsteemide ja SpaceXi rakettide varustust eri maailmapaikades. Selline ongi see süsteem, mida Ameerika Ühendriigid on pool sajandit ehitanud, pool sajandit. Ameerika tootmise kolimine teistesse riikidesse algas juba 1970-ndatel. Ja seda süsteemi ei saa kiiresti muuta. Kaotatud tootmise taastamiseks Ameerika Ühendriikides kulub aastakümneid. Ja Trumpi viimase presidendiaja jooksul, sellest kindlasti ei piisa. Suurte tööstusettevõtete projekteerimine võtab aega, neid arendatakse paberil ja joonistel mitu aastat. Edasi on tootmiseks vaja energia. See tähendab, et kõigepealt tuleb ehitada ja käivitada uued elektrijaamad. Ka nende projekteerimine ja ehitamine võtab mitu aastat.
Tuleb rajada uued elektriliinid ja paigaldada uued kõrgepingetrafod. Seejärel ehitatakse ettevõte ise ja varustatakse seadmetega. Ka seadmed valmistatakse eritellimusel. Seadmeid ei leidu poodides, kuhu saab lihtsalt minna ja võtta nii palju kui vaja. Suurtööstusseadmed valmistatakse eritellimusel ja see võtab üsna palju aega. Samuti tuleb spetsialiste koolitada, mis nõuab samuti aega. Nagu näete, on uue ettevõtte käivitamise protsess väga pikk. Suurte ettevõtete käivitamine võtab aastaid. Paljude tootmiste tagasitoomine Ameerika Ühendriikidesse ei ole lühikese ajaga võimalik. Aga mida Trump teeb? Ta tõstab tollimakse juba täna. See tähendab, et Ameerika Ühendriikides kokku pandava Ameerika toodangu imporditud komponentide hind tõuseb. Aga kuidas on lood paljude Ameerika kaupadega, mis on täielikult toodetud Aasias ja teistes riikides? iPhone'i ju ei toodeta Ameerikas, seda ei puutu üldsegi Ameerika töölise käsi. Aga ometi peetakse iPhone'i Ameerika telefoniks. Trump kiirustab tollimaksude tõstmisega ja teeb rohkem kahju Ameerika praegusele tootmissüsteemile, mis ei jõua nii lühikese ajaga ümber korralduda. Ameerika tehnoeliit lihtsalt ei pea Trumpi tormilisele kursile vastu. Sellest on arusaadav, miks Musk alguses toetas Trumpi, andis talle raha valimiskampaaniaks, esines tema miitingutel, sest eesmärk oli üks. Aga siis võttis Trump väga kiire tempo, millega Ameerika tootmissüsteem lihtsalt hakkama ei saa. Seetõttu läkski Elon Musk presidendiga tülli ja teatas omaenda partei loomisest. Tänapäeval on Ameerika Ühendriikide tehnoeliidile kõrged imporditollid kahjulikud. Nad tahavad sujuvamat ja aeglasemat protsessi, mis võimaldaks neil süsteemi ümber kujundada ja need tööstusettevõtted Ameerika Ühendriikidesse tuua. Mis siis lõpuks välja tuleb? Kas tehnoeliit lepib Trumpiga kokku, tülitseb temaga lõplikult või teeb hoopis Elon Muski Ameerika Ühendriikide presidendiks? Eks näis. Tervitused Vene metsast!